lihtsalt üks valikutena. See ei ole tavaline valik. Oleks jutustada, et selliseid valikuid ei anna, nad lihtsalt teevad, mida nad tahavad. Kõigepealt valime häälte lugemiskomisjoni ja siis... Kas on see, et tahate najatuda lihtsalt tugitoolile, panna silmad kinni ja kuulda piibli kohta? Tahate? Ei taha? Taavi saadan sulle ühe väikse faili ka, mida sa võid sealt taha lasta. Üks PDF-presentatsioon tehtud ka, mis ilmestab seda juttu. Mina ise ei teinud, ma olen ikkagi laisk inimene, ma kasutan tänapäeva neid seadeid, masinaid, mis teevad neid asjad valmis. Aga ma loen teile ikkagi, et piiblist, piibliga on ju selline asi, et endagi üllatuseks võib aasta, et piiblis on väga palju põnevaid lugusid ja raamatuid. Ja see konkreetne lugu on siis Danieli raamatust, Vanas Testamendis. Danieli raamat, üks omapärane raamat, kus on see raamatu peategelane on Daniel, üks siis juudi päritolu mees, kes on siis nende hulgas, keda on Babylooniasse viidud vangipõlve. Ja seal ta teeb ka sellist karjääri nagu kuninga õukonnas, mis on impeeriumitele hästi omane, et valdatakse uusi maa-alasid, uusi valdusi, siis võetakse nende vallutatud maa-alade targemad pead, koondatakse kokku ja kasutatakse enda impeeriumi ülesehitamiseks. Ja siin on üks siis selline lugu. Kas ma loen ette, seda 30 salmi? Ma loen ette 30 salmi. Edu teile ja edu mulle. Kuningas Belsassar tegi suure peo oma 1000 suurnikule ja jõi veini selle 1000 ees. Veini mõjul käskis Belsassar tuua kuld ja hõberistad, mida tema isa Nebukadnetsar Jeruusalemma templist oli toonud, et kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised saaksid neist juua. Siis toodi need kuldriistad, mis olid toodud templist Jumala kojast Jeruusalemmast, ja kuningas ning suurnikud ning tema naised ja liignaised jõid nende seest. Nad jõid veini ja ülistasid kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi jumalaid. Selle samal tunnil ilmusid inimkäe sõrmed ja kirjutasid kuninga palee lubjatud seinale lambiala kohale ja kuningas nägi kirjutavat kätt. Siis kahvatas kuninga näojume ja ta mõtted kohutasid teda. Ta niude liigesed lõdisesid ja ta põlved pekslesid teineteise vastu. Kuningas hüüdis valjusti, et toodaks nõiad, kalde ja teadjad ja tähetargad. Kuningas hakkas rääkima, ütles Paabeli tarkadele, kes iganes oskab seda kirja lugeda ja seletab mulle selle tähenduse, see riietatakse purpurisse, temale pannakse kuldke kaela ja ta saab 3. valitsejaks kuningriigis. Siis tulid kõik targad, aga need ei osanud kirja lugeda ega selle seletust kuningale teatavaks teha. Siis kohkus kuningas Belsassar väga ja ta näojume kahvatas ja ta suurnikud sattusid segadusse. Kuninga ja tema suurnike sõnade peale tuli kuninga ema pidusaali. Kuninga ema hakkas rääkima, ütles, kuningas elab igavesti. Ärgi kohutagu sind su mõtted ja ärgu kahvatagu su näojume. Sinu kuningriigis on mees, kelles on pühade jumalate vaim. Su isa päevil leidus temal arusaamist, taipu ja tarkust, otse kui jumalate tarkust. Ja kuningas Nebukadnetsar, su isa, tõstis tema ennustajate, nõidade, kalde ja teadjate ja tähetarkade ülemaks. Kuningas, su isa. Sellepärast, et temas, Danielis, kelle kuningas oli pannud nimeks Belsassar, leidus eriline vaim. Ja temal oli mõistus ning taipu seletada unenägusid, lahendada mõistatusi ja arutada lahti sõlmi. Kutsutage nüüd Daniel, küll tema annab tähenduse teada. Siis toodi Daniel kuninga ette ja kuningas hakkas rääkima, ütles Danielile. Kas sina oled Daniel, juuda vangide hulgast, keda kuningas mu isa juudast tõi? Ma olen sinust kuulnud, et sinus on jumalate vaim ja et sinul leidub arusaamist ja taipu ning erilist tarkust. Ja nüüd on mu ette toodud targad ja nõiad seda kirja lugema ning selle tähendust mulle teatavaks tegema, aga nad ei ole suutnud sellele asjale seletust anda. Sinust ma olen aga kuulnud, et sina suudad seletust anda ja sõlmi harutada. Kui sa suudad nüüd kirja lugeda ja selle tähenduse mulle teatavaks teha,
siis riietatakse sind purpurisse ja sulle pannakse kuldke kaela ja sa saad 3. valitsejaks kuningriigis. Siis kostis Daniel ja ütles kuninga ees, su annid jäägu su enesele ja oma kingitused anna mõnele teisele. Aga kirja ma loen kuningale ja tema lähedastele ja teen temale teatavaks. Sina kuningas, kõige kõrgem Jumal oli andnud su isale Nebukadnetsarile kuningriigi ja võimu ja au ja hiilguse. Võimu pärast, mille Jumal temale oli andnud, värisesid ja kartsid tema ees kõik rahvad, suguvõsad ja keeled. Tema tappis, keda ta tahtis, ta jättis ellu, keda ta tahtis, ta ülendas, keda ta tahtis ja aladas, keda tahtis. Aga kui ta süda suurustas ja ta vaim muutus ülemeelikuks, siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjelt ja ta au võeti temalt ära. Ta aeti ära inimlaste hulgast ja ta süda muutus looma südame sarnaseks. Tema eluasa oli mets eeslite juures ja talle anti süüa rohtu nagu härgadele ja ta ihu kasteti taeva kastega, kuni ta mõistis, et kõige kõrgem Jumal valitseb inimeste kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab. Aga sina, tema poeg, Belsassar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda. Vaid oled tõusnud taeva issanda vastu. Tema kojariistad on toodud sinu ette. Sina ja su suurnikud, su naised ja su liignaised olete joonud nende seest veini ja olete ülistanud hõbe, kuld, vask, raud, puu ja kivijumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista. Aga seda jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, ei ole sa austanud. Sellepärast on tema poolt lekitatud see käsi ja kirjutatud see kiri. Ja see on kirjutatud kiri. Mene, mene, tekel, ufarsiin. Sõnade tähendus on niisugune. Mene, Jumal on ära lugenud su kuningriigi päevad ja on teinud sellele lõpu. Tekel, sind on vaekaussidega vaetud ja leidnud kerge olevat. Ufarsiin, su kuningriik on tükeldatud ning antud meedlastele ja pärslastele. Siis Belsassar andis käsu ja Daniel riietati purpurisse, talle pandi kuldke kaela ja temast kuulutati, et hakkab kuningriigis valitsema 3. Sel samal ööl tapeti Belsassar Kaldea kuningas. Aamen. Selline lugu. Nüüd, ühelt poolt see on siis tõesti kirjeldus impeeriumi lõpust. Ja see on isegi selline sündmus, mida võib pidada, et see on viimane õhtu, enne kui Uus-Babyloonia impeerium veel püsis. Ja ma ei taha siin teha pikka ajalootundi lihtsalt, et mõista seda, et mõnikord mingid asjad, mis meile tunduvad, on tohutult kindlad, püsivad, siis nende ots võib saaduda niimoodi. Uus-Babyloonia näitel ta oli oma aja suur võim. Ta oli oma aja sõjaline, poliitiline suur võim. Ta kuningas Nebukadnetsar II, 6. sajand enne Kristus, seal tänapäeva Iraagi aladelt, ta vallutas tohutult suured maa-alad. Süüria, Palestiina, Egiptusesse tungis, tänapäeva sinna ida poole, hästi suurte maa-alade valitseja oli. Ja tundus, et see on riik, mis püsib. Kuid see riik lakkas eksisteerimast sisuliselt mõne päevaga. Kui oli tekkinud üks teine sõjakas riik sinna kõrvale, Pärsia kuningriik. Ja pärslased kasutasid sellist väga, nad ühes lahingus suutsid babylonlaste väed purustada, Babyloonia kuninga vangi võtta ja sellepärast, kui siin loos oli see, et kuningas Belsassar lubab Danielile, et ma teen su kuningriigis 3., siis tekib vaadata küll, miks sa 3. teeb. Miks sa ütled 2. meheks? Ja see oli lihtsalt sellepärast, et see esimene mees oli tegelikult kuningas, aga kes oli sellel hetkel juba vangis. Ja siis oli Belsassar pandud tema asemel valitsema. Ja tema Belsassari vanaisaks oli see Nebukadnetsar teine. Ja see, mida pärslased tegid, kui nad piirasid selle pealinna ümber, Babyloni ümber, linnast läks läbi Eufrati jõgi, siis nad suunasid Eufrati jõe kõrvale, mis tähendas, et linna veevarustus lakkas olemast. Ja linn alistus otse kohe. Ja see midagi, mis tundus, et see on täiesti püsivat, see lagunes väga, väga ruttu. Selles loos on see, kus Jumal on see, et on see pidu, on see
saate aru, suur pidu, meeletu pidu. Ja see on pidu katku ajal tegelikult. Sellepärast, et see riik oli juba sisemiste vaenlaste poolt, ma lasin selle ChatGPT, lõikasin selle piibli kohe ja piibli kommentaare ka sinna juurde, siis tuli selline presentatsioon, et seda siin Taavi siin leid seda siia taustaks ja ma ei hakka sellest kinni pidama siit tegema, aga sa võid siin lihtsalt näidata. Kuid see riik oli reaalselt, oli ta juba sellistest vastuoludest puretud. Oli seesama kuningas, kes oli juba vangi võetud, siis ennem seda oli ta tegelikult oma tegevusega võõrandunud nii oma rahvast, keda ta valitses, sõjaväelastest, kes tagasid riigi julgeoleku, kui ka vaimulikkonnast, kes tegelikult vastutasid selle eest, et inimeste selline meelestatus oleks ühtne. Ja seetõttu olid riigis olemas sellised sisemised vastuolud. Aga see kuninga ümbruses olev eliit pidas kõige olulisemaks seda, et senikaua, kui meil on hästi, ongi kõik hästi. Ja see pidu ongi pidu katku ajal. Ja teiselt poolt olid olemas ka välised vaenlased juba ukse taga reaalselt. Aga see uskumine iseenda jõudu, iseenda püsivusse oli see, mis oli pimestanud selleks ajaks juba babiloonlased, Babiloonia kuningriigi. Ja nüüd, kui on sellel peol, sellel jooma peol, me peame aru saama, et see pidu oli võtnud üles juba tohutud tuulid. See oli öeldud, seal oli 1000 inimest. See 1000 võis olla ka 1000, see on üks selline määratlus. See ei tähenda täpselt 1000 inimest, see võis olla rohkem kui 1000 või vähem kui 1000. Seal olid kõik kuninga naised, kuninga liignaised, veini voolas ojadena ja selle peo käigus ja mida tihtipeale vallutajad võisid lubada, et näidata, et me oleme ikkagi paljude rahvaste riikide vallutajad. Me hakkame seda veini jooma mitte tavalistest peeklitest, aga me laseme tuua siia need vallutatud alade, pühakodade, templite riistad ja joome sealt. Ja me näitame, et meie kuningad või meie jumalad on kõige suuremad valitsejad. Ning selle joomingu käigus siis ilmub korraga käsi seinale, mida kuningas näeb ja sinna ilmub, see käsi kirjutab siis 4 sõna. Ühte sõna kirjutab ta 2 korda ja siis 2 sõna. Need on siis arameakeelsed sõnad. Mene, tekel, ufarsin. Ja see on ühelt poolt on tegu siis kaaluühikutega. Kaaluühikud, mis siis on kirjutatud suuremast väiksemaks. On niisugune kaaluühik oli nagu miina. Need olid siis raha kaaluti selliste ühikutega. Ja see tõlkes tähendaks siis seda, et loetud, kaalutud ja jagatud. 3 märksõna. Kusjuures see viimane sõna, mis on öeldud, see ufarsiin, on tegelikult keeleline sõnamäng. Seal on sõna farsi ja see sõna farsi tähendab ka pärslased. Et see, mida Jumal ütlebki, et kuigi sa arvad, et sinu käes on kogu võim, selle käes, et sa arvad, et see, mida sa oled ehitanud, või mida on ehitatud ja mille sina oled saanud oma esisaalt Nebukadnetsarilt, et see on midagi tohutult püsivat iseenesest. Aga see võetakse sult ära. Nüüd see vaimulik mõte, tegelikult mis selle loo taga on jällegi, et ma ei taha siin sellele ajaloo tunni taha siia minna. See on nii väga põnev lugu ja kellele meeldib antiikajalugu, siis te võite süübida ja kaevata ja uurida. Ja mida me avastame selles on see, et esiteks, et inimajalugu on korduv. Seal ei ole mitte midagi uut. Et nii nagu meie elame ajal, kus on igasugused riigid ja võimud, siis on teed palju olulisem see vaimulik mõte. Ja mõnikord on see, et me või ka usklike inimestena võime elada sellisel moel, et me teame, et on midagi mu elus, mis on täiesti vale. Täiesti vale. Et on midagi mu elus, kus ma elan täiesti mööda. Aga ma mõtlen, et seni kaua, kui mul ei tule märk taevast, ma ei pea midagi muutma. Üks asi on see, et ma võin elada niimoodi, et mu elus on mingi vale, aga ma ei tea sellest. See on ka võimalus. Selle kohta analoog
ma olen seda vist kunagi rääkinud kogu see, mulle see pilt väga meeldib. Ma olin ühel meeste palve hommikul Tallinnas ja seal üks vene mees tõi ühe sellise analoogi. Ta ütles, et tal ongi põllumaad ja haris kevadel siis traktoriga oma põllumaad ülesse. Ja korraga ta kuuleb, et kui ta sõidab traktoriga, et käib niisugune metallikõltsakas üle selle mootori mürana. Et ta traktori seisma, tuleb traktorist maha ja vaatab, et see, ma ei tea, sahk või ader või mis ta taga oli, või randaal, vaatab, et vaatab, kus ta on sõitnud ja vaatab, seal üks mingi metallasi on maas. Hakkab mulda puhastama, avastab, et see on teise maailmasõjaline miin. Ta ütles, et ma olen aastaid seda põldu kündnud. Kõik need saavad kohad, mitte midagi pole olnud. Ja nüüd korraga on see miin. See on see, et asjad on sügaval maas ja siis kui on külmumine, siis tõusevad asjad ülesse poole ja see on niisugune liikumine käib. Ja see vaimulik mõte, ta ütles, et seni kaua, kui seda miini seal, ma ei teadnud, et see miin on seal põllu peal olemas. Ei olnud see miin minu asi. Ma ei pidanud sellega tegelema. Aga sellel hetkel, kui ma sain teada, et see miin on seal olemas, ma pidin midagi tegema. Ma pidin kutsuma Päästeameti, et see põld muutuks ohutuks. Ehk siis mõnikord meie elus võivad olla tõesti asjad, millest me ei tea midagi. Ja me ei pea hakkama neid ise otsima. Et mu elus on äkki mingi asi on ikka valesti. Et muidu ma äkki ei ole tõeline kristlane. Et ma otsin üles selle mingi, äkki mul on mingi sügav juurpõhjus, aga ma lihtsalt ei tea seda. Ja see Jumal ei ole andnud meile selle ülesande, et me kaevaksime enda minevikus, enda haavadesse hästi kaua, hästi sügavalt, et äkki on midagi veel. Et võib sattuda sellise vaimuliku skisofreeniasse või paranoiasse, kus ma jäängi otsima, et kuskil keegi äkki minevikus on midagi öelnud, mõelnud minu ema, minu vanaisa, minu, ma ei tea, kes elukaaslane, abikaasa, lapsed, äkki midagi kuskil on, mis mu elus on. Kuid me võime ka elada niimoodi, et ma tean, et mu elus on midagi valesti. Nii nagu Babyloonia kuningriigis tegelikult kõik märgid olid olemas, et asjad on juba jamad. Et pinged rahva ja kuninga vahel olid juba olemas. Et pinge sõjaväe ja kuninga vahel olid juba olemas. Et pinge vaimulikkonna ja kuninga vahel olid juba olemas. Ja oli teada, et on uus sõjakas riik ukse taga olemas, kellel on täpselt samasugused impeeriumi mõtlemised. Et see, mitte see, me elame siin Eestis, meil on rahvusriik ja meil üldiselt meie unistus Eesti Vabariigist, Eesti Vabariigi piiridest on enam teada, et me väga suuremaks ei tahagi minna. Et võib olla sellist natuke ajaloolise õigluse küsimust, et kas peaks Petserimaa tagasi saama ja kas Ivangorodi peaks põlise mitte Eesti ala siis, tegelikult siis on see ingerlaste ala, et kas me peaks selle Eestimaale tagasi liitma, nagu oli enne teist maailmasõda. Aga üldiselt me ei mõtle seda, et kunagi meie juured olid seal uuralite taga, et tegelikult on vanad Eesti alad. Mis see siis on? Võtame kätte ja võtame ära. Räägime soomlastega läbi ja ungarlastega ja paneme seljad kokku ja võtame midagi ette selle küsimusega. Me ei mõtle niimoodi. See on ikka rahvusriigi mõtlemine, see on meie. Aga see impeeriumi mõtlemine, pärslased ei olnud see, et oi, me elame siin, me oleme need farsid või parsid, et me elame siin ja me tahame oma pärsi asja ajada. Et see mõte oli, et me tahame olla samasugune impeerium, nagu oli Uus-Babyloonia riik ja me peame selle Uus-Babyloonia riigi ära vallutama. Need märgid olid kõik olemas ja mõnikord ka meie elus need märgid on kõik olemas. Ma mäletan, mul oli tükk aega oli see, kus ma omast arust panin proovile, kui ma käisin mingitel suurtel vaimulikel konverentsidel ja kus olid nii-öelda prohvetjänniga inimesed. Siis ma mõtlesin, et kui sellel inimesel on prohvetjänd, siis ta ju peaks teadma seda, et mu elus on mingi jama. Ja miks ükski prohvet kunagi ei ole mulle seda ütlema tulnud? Et Risto, paranda meelt, sul on see asi. Ja ma kogu omast mõtlesin, et see ei ole nagu õige värk. Kui ühe hetkel ma saan aru, et ma ei vaja mitte mingit prohvetit. Ma juba tean seda, mis elus on jamasti. Ma juba tean, millega ma pean tegelema. Sest kui Jumal hakkaks nüüd läbi prohveti mulle seda ütlema, siis on asjad juba väga hapuks läinud. Nii nagu sellele kuningale, kui see kiri seinal ilmus, kusjuures see fraas on hästi levinud, olete kuulnud, et kiri seinal.
see tegelikult tulebki sellest piibli kohast. See näitab, et siis on juba asjad võivad olla asjad juba väga halvasti. See teade tuli kuningale ja kuningal ei olnud enam aega parandada olukorda. See riik langes väga järsku, väga äkki. See on nüüd isegi ajalooliselt, faktoloogiliselt see niimoodi oligi. Jah, päriselt oli küll see, et see kuningas Belsassar ei tapetud samal ööl, vaid ta vahistati ja viidi siis sinna Pärsia kuninga Küüros ette. Aga see mõte, et see riik lakkas eksisteerimast tohutult kiiresti, tohutult ruttu ja see kohtumõistmine, Jumala kohtumõistmine oli tegelikult see viimane asi. Ja see on mingisugune paratamatu asi, mis selle riigiga juhtus, vaid selle riigi valitsejad olid asjad sinnamaani lasknud minna. Selles loos meenutatakse seda, et see kuningas Nebukadnetsar teine, tema teadis, mis tähendab elava Jumala kätte sattumine. Ja piibli loos on kirjeldatud seda, kuidas kuningas Nebukadnetsar teine, kes on olnud siis suure riigi valitseja, teda tabab mingisugune meeltesegaduse, vaimuhaiguse või me võime öelda ka, et võib-olla see mingi depressiooni või mingi selline hoog, kus tema selline inimlik olemine kaob ära. Et ta elab kuskil looduses, sööb rohtu, ta ei saa enam aru inimlikest mõtetest. Ja see öeldakse, et see on Jumala tegu. Ja see tegi teda alanikuks, ta teadis, et on olemas elav Jumal. Ja nüüd kuningas või siis kuninga asemele asevalitseja Belsassar arvates, et piisab sellest, kui me omadele nendele kuld, hõbe, vask ja kivijumalatele austust toome, et see tagabki kuningriigi. Aga et nad olid elava Jumala ära unustanud või mõelnud selle peale, et tegelikult on elav Jumal olemas. Ja see, et nad võtsid siin need elava Jumala selle templis need riistad ja hakkasid kasutama joominguks, mitte siis kui selle asi on nagu see, et on olemas midagi, mis on püha ja püha tähendab midagi, mis on eraldatud, mis ei ole argiseks kasutuseks või mis ei ole ka mõeldud selliseks ebapühaks tarvitamiseks. Nii meie kogudes tõesti niisugused pühasid esemeid meil ei ole väga. See asi ei ole püha siin, see, mille peale arvuti seisab. Uskugi mitte, ka see instrument siin ei ole püha, kuigi sellega saab teha väga ägedaid asju. See kitarr ei ole püha. Isegi minu vanaisa sussid, Annale üldse ei meeldi mu sussid, mõtlen, et vanaisa sussid, et ka need vanaisa sussid ei ole pühad sussid, et mina olen neid kandnud, et pastori härra on neid kandnud. Ei ole sellist asja. Meil ei ole sellised pühasid asju. Aga mõnikord on mingid asjad, mingid esemed võivad olla ka, need omandavad niisugust püha tähendust. Nad väljendavad midagi, et Jumal on püha, et on mingid asjad, mis on eraldatud. Ja nii näiteks, kui meil oleks armulaua või leevamurdmise karikas, meil vist on olemas üks ilus sinine savist Pärnus tehtud karikas, siis kui me nüüd võtaksime selle karika ja hakkaksime, ma ei tea, kodustel sünnipäevadel sellega toosti tõstma, siis see oleks midagi sarnast. Aga see Jumala karistus, õigemini, et Jumal, mida siin piiblis ütleb, et Jumala käes on tõsta ja alandada. Et ka kristlastena me räägime Jumala armastusest hästi palju, me peamegi sellest rääkima, et Jumal on armastus, Jumalas kehastub armastus. Ja samas, et Jumal on ka kardetav Jumal. Ehk Jumal on midagi enamat kui minu soovid, minu unistused ja minu igatsused. Jumal ei ole kunagi minu soovid ja unistuste summa. Minu parimate soovid ja unistuste summa. Piibel ütleb, et Jumal ütleb, et minu mõtted ei ole teie mõtted ja minu teed ei ole teie teed. Nüüd see, kui sa saad teada, et su elus on mingi jama, see võib tunduda sellise halva uudisena. On ju? Sageli, kui me sõpradega saame kokku, siis me ootame sõpradelt sellist toetust, tuge ja tunnustust, mis on vajalik asi. Me tahame seda. Ja me ei taha alati, mina küll ei taha, et mulle öeldakse, kuule, tead,
et selles asjas, Risto, oled küll nagu natuke nõme või et sa ei peaks seda tegema. Nüüd, miks Jumal seda teeb? Miks Jumal ei jäta meid rahule? Kui Jeesus räägib oma õpilastele püha vaimu tulekust, Johannese evangeeliumi 16. peatükis, siis ta ütleb, et kui tuleb püha vaim, lohutaja, kreeka keeles on ilus sõna parakleitos. Jeesus ütleb, ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Siis tegelikult on see Jumala püha vaimu töö. See on Jumala püha vaimu töö, kui Jumal meenutab sulle ka sinu pattu. Sest see näitab, et on võimalus midagi muuta. Et on võimalus meelt parandada. Et on võimalus muutuda või muutuseks. Me mõnikord, ja sellega ma olen kokku puutunud, et inimesed leiavad ennast mingitest kriisidest ja mina olen ennast leidnud üsna sageli mingitest kriisidest ja ma ootan muutust. Ma tahan, et mingid asjad muutuksid. Ja ma mõnikord ei tea, kuidas see muutus peaks toimuma. Nii nagu Karin ütles, et mingi elus toimub muutus ja ma ei tea, mis selle muutusega kaasneb kõik. Midagi on muutunud, identiteet on muutunud, millele ma rajan selle, kes ma nüüd olen uues eluolukorras. Siis see ka, kui Jumal toob, ilmutab meile ka teadmise patu kohta, siis see ei ole mitte tingimata alati ka kohtumõistmine, hukkamõistmine, aga see on see, et sul on veel aega, sul on veel ruumi. Praegult saad midagi teha. Praegult saad, kui see on suhtekriis, on ju, ja jällegi ma teen praegu hästi suuri üldistuse, sest igas suhtes on suhtekriisides on tohutult palju erinevaid kihti, erinevaid asjaolusid ja on väga keeruline ja väga ohtlik võtta enda suhtekogemus ja ütled, võta minu suhtekogemus ja tee täpselt nii, nagu mina olen teinud. Et mina lahendasin selle asja niimoodi ära, sina lahenda ka täpselt samamoodi ära. Võib leida ennast palju suuremas ja keerulisemas suhtes. Kuid, kuni me elame, meil on võimalus tegeleda suhetega. Ühel hetkel, kui üks suhte osapool teda enam ei ole, siis me ei saa seda suhet ei parandada ega hullemaks teha. Ja sama see puudutab ka meid. Niisiis, see lugu meenutab meile seda, et me saame meelt parandada sellest, millest me teame, et saame meelt parandada. Ja seni kaua, kui Jumal ei ole sulle ka otseselt seda läbi mingite profeteeringute või selliste sõnumitoet öelnud ja sa tead oma südames, siis tegelikult tasub sellega tegeleda siis, mitte oodata seda hetke, et tuleb see käsi seinale, mis ütleb, kuule. Sest me praegult üle maailma me näeme on ju seda sündmuste ahelat, mis on siis Ameerika Ühendriikidest lahti läinud, siis need Epsteini failid on ju, kus maailma mõjukad, jõukad, tuntud, kuulsad inimesed, kes on elanud selles kuningriigis, nad arvavad, et me oleme puutumatud ja et me elame selles omas kuningriigis, millest väljapoole keegi mitte midagi ei tea. Ja me võime teha, mida me tahame. Ja kuidas piisab ühest sellisest hetkest ja see kuningriik laguneb. Ja tuleb välja ka kõik see halb ja see hirmus ja see koledus, mida on siis tehtud. Teadmine meie oma patus, see on Jumala arm. See on Jumala arm. Ja see on suur karistus inimesele, kui ta ei saa aru enda patust. Selle kohta on selline väljendus nagu südame paadumine. Kui me loeme seda lugu, kui juudid või heebrelased Egiptusest välja peavad minema Moosese juhtimisel, siis sellele eelneb see, kus Jumal on teinud Vaaro südame kõvaks, paadutanud, teinud ta kõvaks, et ta ei saagi aru. Ja selle südame paadutamise tagajärjel tabab Egiptust 10 väga hirmsat nuhtlust. See toob kaasa terve rahvale hävingu. Et parem on olla selles olukorras, kus sa saad aru, et sa oled, kui sa eksid. Et jällegi ma ütlen, et ei pea
lahti kraapima neid haavasid ja aukusid, mis on kinni kaetud. Ja Kristus on surnud meie pattude eest. Mina ei saa mitte kellegi patu eest surra, mitte ükski ohvriloom ei saa surra ja seda pattu teha heaks. Keegi on öelnud, ja ma ei tea, kes on öelnud selle mõttega, mulle see mõte toodud meeldib ja kuna praegu on paastuaeg ja paastuaeg on ka meeleparanduse ja kahetsuse aeg, siis on see, et astudes ühe sammu Jumala poole, astub Jumal 2 sammu sinu poole. Võib-olla 10 sammu astub sinu poole. 17, ma ei oska seda öelda. Aga see, mis on vaimulik kogemus, minu isiklik vaimulik kogemus ja paljude inimeste vaimulik kogemus on see, et kui ma olen astunud Jumala poole ja mitte elanud sellega, nagu ütlen, saab elada üksmoodi seda moodi, et Jumal, kui kaugele ma saan sinust minna, et ma olen veel kristlane. Ja see on selline veider mäng, mida mängida. Ja teine võimalus on see, et küsida, et Jumal, mida ma saan teha, et saada sulle lähemale? Kuidas ma saaksin sulle veel lähemale? Just mina. Ja jällegi, et siin ei ole vist ühte asja, et see ei ole see, et kas ma õpin ära 10 laulu, uut laulu, mida lauda, või õpin pähe 7 piibli kohta. Aga mida ma saan teha, et minu suhe sinu oleks lähedasem? Ja ka astudes ühe sammu Jumala poole, astub Jumal väga suured sammud sinu poole juba. Ja meeleparandusel, patukahetsusel on alati tagajärg ja muutus. Antud loo põhjal me nägime, et kuningal olid need märgid juba olemas, ta oleks saanud oma kuningriigi päästa. Aga ta ei pannud neid märke tähele, sest ta arvas, et temaga see ei juhtu. Et asjad lähevad ise paika. Aga kui ma ise ei astu Jumala poole, siis asjad tavaliselt lähevad rohkem metsa. Nad ei lähe ise väga paika. Niimoodi. On ju väga ilusad pildid siin. Aga kui täna sina oled sellest punktist, kus sa mõtled, või kus sa tead, et mul on mingi teema, mingi asi, millega ma maadlen, millega ma võitlen ja ma tean, et see on koht, kus ma pean meelt parandama, siis ära oota seda erilist, keegi tuleb väljastpoolt ja ütleb sulle seda märki. Siis me saame ka siin täna palvetada selle eest, et kui teised, kes tahavad veel kohvi joovad kohvi ja kui sina tahad eest palvet, siis me saame koos palvetada. Kui keegi on üle interneti vaatab meid ja tahab ka oma kodus palvetada samamoodi, siis me teen ka lõpupalve, saab kaasa palvetada. Aga see paastuaeg võiks olla selline koht, kus me mõtleme rohkem selle peale, et Jumal, kuidas ma saan sulle lähemale. Kuidas ma saaks elada niimoodi, et see käsi ei hakkas minu elu seina peale kirjutama. Et sa oled kaalutud ja leitud kerge olevat ja sinu kuningriik kistakse sul käest. Aamen. Aga tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus, me tuleme sinu ette inimestena ja me teame, et me oleme ekslikud, aga samas me teame, et iga eksimus ei ole veel patt. Aga Jumal, sa mõnikord, või sa näed ka seda, et me mõnikord teame, et me elus on midagi, mis peab muutuma. Mingi valdkond, kus ma saan meelt parandada. Ja ma mõnikord jätan selle tegemata, sest ma loodan, et asjad lähevad ise paika või ma ootan seda erilist jumalikku sekkumist. Sinu häält, mis ütleks, et sa pead seda tegema. Ja anna meile andeks, kui me oleme mööda vaadanud sellest, et sa oled juba meiega rääkinud läbi piibli, et sa oled rääkinud meiega läbi jutlust, et sa oled rääkinud meiega läbi meie õdede, vendade, selliste tarkade sõnade. Et me oleme ehitanud sellist isekuse kuningriiki, kus me arvame, et me oleme puutumatud ja kus me oleme arvanud, et sa oled meie soovide ja unistuste summa. Et me oleme teinud sinust samasuguse kas kivist, vasest, hõbedast või kullast või rauast Jumala, nii nagu oli seal babyloonlaste selle pidu sööma ajal. Issand, me armastame sind.
ja me ka kardame sind, sest sa oled püha. Aga ometi me täname, et me ei pea olema hirmus. Sa oled kutsunud meid oma sõpradeks. Palun, võta meie mõtted, meie kavatsused, meie sõnad ja meie teod. Lihtsalt me tahame elada sinu poole. Palun aita meid selleks. Aamen.